tere tulemast vaatama aasta esimest vlogi ja ma arvasin, et ma vlogin juba varem edasi. Aastavahetus oli nii, aga selline asi juhtus ja mõtlesin, et ma kohe adresseerin seda elevanti ruumis. Mis asi see on? See on hetkel täiesti paranemise teel juba, aga ma arvan, et mu lugu võib olla väga õpetlik ja hoiatav inimestele, sest et ma ise, see oli ikka nagu nii random ja nii lambine asi, mis läks päris hulluks. Ühesõnaga, see nahaasi tuli mul lihtsalt sellest, et ma 24. detsembri õhtul pigistasin 2 väikest punnilaadset asja nina pealt. Täna meil on 4. jaanuar ja ma kogu aeg pigistan punne, ma ei mõeld sellest rohkem midagi ja see läks nii põletikku. Ma eeldan, et mingi bakter läks siis sinna sisse. See ei näe praegu nii hull välja, kui see oli. Tõesti, mul läks nagu ninapaiste, siis mul läks nägupaiste, silmad paiste, nagu kinodes käib avatar ja ma olin ise näost full avatar. Et see läks päris hulluks, nii hulluks, et ma isegi üritasin arsti juurde minna, aga võite ise ette kujutada, kui lihtne see on nagu pühade ajal. Ma ei saanud mitte midagi kätte, mitte kedagi kätte, me üritasime Mikuga helistada, lihtsalt nii palju üritasime ja mitte kedagi kätte ei saanud ja siis, aga tõesti, ma kaalusin isegi EMO-sse minekut, see oli nii hull ja ma ei ole inimene, kes kergekäeliselt käib EMO-s, ma olen elus 1 korra EMO-s käinud, nii et võite ise ette kujutada, aga nagu ikka samas, iga asi möödub ise minu meelest. Ja ma ei tea, mis õppetund see nagu oli minu jaoks. Ma ei tea üldse nagu, miks ma pean igast tervise teemast alati mingi õppetunni võtma, aga õppetund number 1 kindlasti ei ole vaja ennast nokkida kogu aeg, mingi punne pigistada ja nii edasi. Võib päris hulluks minna. Teiseks ma kindlasti õppisin, või nagu tegelikult ma arvan, et mul oli väga vajalik see, et mul juhtus see nina asi, siis ma tegin ainult oma mingid kohustuslikud koostööasjad ära, aga ma ülejäänud aeg lihtsalt istusin kodus ja vaatasin sarju. Ma pidin nagunii vanemate koera hoidma, mis on siuke nagu lisakohustus. Mul oli detsembris palju tegemisi, olin väsinud pühadest, me hostisime veel aastavahetuse, et ma arvan, et see oli nagu mingi sunniviisiline, aga väga vajalik paus, mida ma ei oleks ilmselt muidu võtnud niimoodi. Nii et alati iga asi juhtub mingi põhjusega, mulle tundub ikkagi. Ja nüüd see on paranemas. Mul oli õnneks mingi antibiootikumi kreem kodus, mida ma panin peale. Ja nüüd ma tunnen, et see on nagu täiesti juba paranemise teel. Kriitilised päevad on möödas ja varsti on ka see möödas, aga ikkagi päris selline pöörane kogemus jälle ja mul juhtub kogu aeg mingid selliseid asju, nagu see on kuidagi nii mina. Ma ei tea ja väga tihti ma ei jaga. Enamus asju, mis mul juhtuvad, ma ei jaga, mis on ka nagu nii rumal minust ilmselt, kui ma olen nii-öelda influencer või sisulooja, et elu annab mulle sellist sisu, mida luua ja ma lihtsalt nagu neid negatiivseid asju üldse põhimõtteliselt ei jaga, mis saaks klikke tegelikult, ma arvan, või mis on nagu ma ei tea, ma arvan, et siuke asi oleks TikTokis mega vairaliks läinud ja ma lihtsalt ei kasuta võimalust. Ja see ei ole ainult internetis nii, see on ka päriselus nii. Ma nagu ei jaga negatiivseid asju väga. Ma pigem olen mingi kodus peidus, kuni see asi möödub ja siis mingi, oi, teate, mul juhtus mingi selline asi. Ma ei tea, mingi 4 inimest teab võib-olla, et mul oli see, et kuidagi, ma ei tea, kust see tuleb, et ma ei taha halbadest asjadest üldse rääkida, sest mul on selline tunne, et kui sa räägid ja mingi tervele maailmale tututad, siis sa annad nagu, ma ei tea, see läheb hullemaks kuidagi või öeldakse, et aitab, et räägi inimestele, aga minu meelest alati läheb hullem, ma ei tea, kust see tuleb. Tegelikult ei lähe alati hullemaks, aga mul on selline tunne, et sa annad energiat mingile asjale, siis see kasvab, on ju. Aga nüüd, kui see on möödumas, nüüd ma julgen rääkida. Ilmselt, kui see vlog läheb üles, siis see on nagu nii ära läinud, aga päris hull, sest et nagu ma aru sain, siis selline asi võib väga hulluks minna ja mul tekkis selline paanika, põhimõtteliselt mingi ajupõletik võib tulla, kui väga halvasti läheb ja siis sa oledki nagu, okei, mul pea veits valutab, et jah, oli paar päris siukest masendavat päeva, aga nüüd me oleme teisel pool ja soovin teile kõigile head uut aastat. Üks asi oli, et ma ei saanud siis ripsmehooldusesse minna,
ma ei julgenud lihtsalt veel too hetk nagu, ma ei tea, kuidagi ei tahtnud üldse, et midagi oleks nagu näo lähedal või ma ei tea. Ja nüüd ma vaatasin, et üldse pole mitte mingeid aegasid, nii et ma ei tea, mis sellest saab praegu, aga see on nagu nii pseudo probleem, ei tea. Aga praegu on meil pühapäev, nagu ma ütlesin, 4. jaanuar. Ma olen siin oma selle rullikuga. Tõesti, ma olin nagu nii paistes vahepealne aasta, et kui te lähete mu Instagrami ja vaatate näiteks Jyski koostööd, siis see on mega paistes näoga tehtud. Veel üks asi, mis ma õppisin enda kohta, on see, et kui ma olen midagi lubanud, siis mul on väga raske, väga raske seda lubadust murda. Nii et kui ma ei tea, mõnikord lasen kedagi üle või midagi, et nagu lükkan edasi või nii, siis teadke, et see nagu, siis mul on mingi päris hea vabandus selleks, sest et too päev ka ma mõtlesin, et appikene ma jätan selle Jyski koostöö ära, mul olid isegi nagu külmavärinad, veits palaviku tunne, aga ei, ma ikka läksin, tegin ära, kuna ma olin lubanud. Ja nagu sai tehtud ja tore sai, lihtsalt seal videos on minust näha ka, et ma olen paistes. Aga jaa, selles mõttes, see ei ole mingi see, et ma olen nii töökas, nagu see ei ole see. Aga kohusetundlik ma pigem olen, ma võiks öelda. Ja samas kõik saab tehtud alati. Oli võib-olla ka see õppetund, ma ei tea, ma otsin mingid õppetunde kogu aeg. Aga meil on uus aasta. Meie aastavahetus oli väga tore, täpselt selline, nagu ma tahtsin. Et ma tahtsin hästi rahulikku aastavahetust, sest et mulle meeldib aastavahetust lastega tähistada, nagu viimastel aastatel. Nüüd nad on nii suured, siis ma mõtlen oma lapsepõlvele, et aastavahetus oli ka kuidagi tore päev minu arust. Põnev, said kaua üleval olla. Ja nii, et me kutsusime sõbrad külla, kellel on ka lapsed ja ma ütlekski, et lastel oli nagu mega tore õhtu. Ja no meil endal ka selles mõttes me võtsime head süüa, ma tegin ilusa laua, vaatasime rakette, mida, no ilutulestikku oli mega palju, aga Noel ärkas üles ilutulestika ajaks ja ta megalt kartis. Et see on jah siuke, ta megalt kartis, aga suurematel lastel juba väga-väga lõbus. Et aastavahetusega hästi rahul. Ma räägin, ma olen tegelikult selline inimene, kellel on mõnes mõttes täiega ükskõik mingi aastavahetusest, jaanipäevast ja nii, aga nüüd, kui on lapsed, nüüd ma rohkem nagu näen vaeva. Nende nimel üritan midagigi, et oleks. Ja ma arvan, et sellised aastavahetused meil hakkavadki olema, sest mulle väga meeldis kuskil 1-2 oli nagu läbi kõik. Ma oleks nüüd varemgi lõpetada, et nagu ma ei tea, üldse ei meeldi see enam nagu vanasti, et 1. jaanuar kohe aasta 1. päev mingi täiesti jube, et tegelikult oli nii mõnus, ma armastan neid saateid, nii et terve 1. jaanuar ma vaatasin neid saateid. Aga ja ma 2 nädalat olin enamuse ajast vanemate juures ja mul ei ole mitte midagi selle vastu, see on omamoodi hubane ja ma sain seal mega palju sarju vaadata tõesti ja ma arvan, et see ka päästis meie selle jõuluvaheaja praegu, kui lapsed kogu aeg kodus on, et ma arvan, et nagu meil oleks 4 kodus läinud nii hulluks siin, et see, et me kogu aeg olime nagu kumbki põhimõtteliselt ühe lapsega või siis vahepeal saime kokku, tegime midagi, aga siis jälle hargnesime, siis lapsed lihtsalt on nagu, nii palju lihtsam on, see päästis, aga ma olen lihtsalt nii õnnelik, et nad on nüüd tagasi, ma olen oma kodus. Ja ma tegin endale ka selle uue aasta vision board'i, kindlasti soovitan teha, kui nagu vähegi kõnetab siuke asi, et väga lahe. Ma panen selle alati oma läpaka selleks taustapildiks, ma otseselt ei keskendu sellel aasta jooksul, aga asjad sealt ikkagi täituvad, sa paned sinna mingi energia ja lihtsalt lahe on vaadata eelmise aasta oma ka, et mis seal täitus, aga mis on minu 2026 aasta rebrand, siis ma ei tea, mul nagu ei olegi otseselt mingit rebrändi, et ma olen pidevalt liikumises, et kui mul midagi ei meeldi enda juures või enda elus, siis ma nagu julgen seda muuta jooksvalt nagunii. Ma arvan juba aasta siin teises pooles, ma liikusin rohkem veits natukene mingis uues suunas. Kui ma saan see aasta 35, mul ei ole vaja enam nagu mingit rebrändi, et ma olen nii grown. Ma olen jõudnud sinna punkti elus, kus ma lihtsalt elan ja naudin nagu lõpuks ometi. Tore, et ka see aeg tegelikult elus jõuab kätte, kus sa kogu aeg ei otsi ennast ja ei ehita elu alles üles, et
nüüd on see nautimisaeg, ma arvan, et väga oluline on see ka nagu ära tunda, kui sul on elu paigas nii-öelda, nagu tüü, aga noh, mitte paigas, aga no on paigas, nagu sul on juba lapsed, sul on kodu, et kogu aeg ei peagi võib-olla midagi jahtima ka. Lihtsalt ma tahangi keskenduda täiega kodule, lastele, iseendale ja oma mingeid unistusi väikseid täita. Ma vaatasin veits YouTube'i, lebotasin, aga on aeg hakata asjalikuks. Ja mu sõbranna kutsus mind Ülemiste keskusesse ja ma olin kohe nagu suva, need kohustused. Ma olen väga imelik uus aasta nii-öelda lubaduse eesmärk. Ma arvan, et enamus inimestel on võib-olla vastupidised, aga ma olen natuke mõelnud nagu, et ma peaks oma kohustusi seadma nagu esikohale, aga ma olen täiega selline, et suva, need kohustused saavad oodata, kui on võimalus oma lähedastega aega veeta, siis ma alati nagu haaran sellest kinni ja ma ütleks, et nagu mu lähedased inimesed on või nagu mingi mälestused, elamused, lähedaste inimestega aja veetmine on minu jaoks alati nagu prioriteet number 1, et isegi kui mul on mingi, ma ei tea, trenn koristamine plaanis, siis ma nagu alati lükkan selle tahaplaanile või ma alati leian oma lähedaste inimeste jaoks aega. Ma olen nagu väga palju pannud teiste inimeste puhul tähele seda, et kui neil on nagu, kui neil ei sobi, kui neil on mingi asi juba ees, et ma olen veits pannud tähele nagu, et kõik ei ole sellised. Ja siis ma olen mõelnud, et ma ilmselt peaks ka ja et äkki uuel aastal ma üritan nagu, et kui ma olen, näiteks mul oli täna on plaan koristada oma kodu. Et siis kui mul on nüüd plaan, et ma koristan oma kodu ja mu sõbranna kirjutab mulle, keda ma ei ole väga ammu näinud, et lähme Ülemistesse, siis ma peaksin ju oma uue aasta lubaduse järgi nagu ütlema talle ei. Aga ma ei tea, ma ei suuda, ikka no esimene reaktsioon on, et ma tahan minna, nagu muidugi ma tulen ja üli fun, aga seekord ikkagi ma ei saa minna päriselt, sest et meil on üks väravapult ikka veel, sest ma ei tea täpselt, kus saab uut teha, pole jõudnud tegeleda. Ja mul on autovõti, aga mul ei ole väravapulti, ma ei saa autoga väravast välja. Ja muidugi ma saaks minna taksoga või midagi, aga teate, mulle ei meeldi üldse taksoga sõita esiteks millegipärast. Mulle meeldib ainult oma autoga käia igal pool. Ja ma veits võtsin seda, aga kui mingit märki ikkagi nagu ma pean selle kodu täna ära koristama, homme hakkab juba töönädal. Nii et nüüd me ikkagi koristame sellepärast. Nagu ma ütlesin, ma olen 2 kodu vahel elanud, on ju. Ja mul oli suurejooneline plaan, et ma teen hullult mingi koristuse siin enne uut aastat. Aga see lihtsalt ei olnud realistlik. Kui sa 2 majapidamise eest nii-öelda hoolitsed korraga, siis ei jõua hoolitseda korralikult kummagi eest. Nii et nüüd ma hakkan koristama, nii et ärge siis tšaatšige. Ma olen pigem selline inimene, et minu jaoks on oluline, et mu kodu oleks puhas. Nii et kui ma nagu koristan, siis peale aastavahetust teen kõik puhtaks, aga meil on näiteks ikka veel aastavahetusest laud ninalaua peal, kuuler. Nagu siuksed asjad, ma ei tea, mind ei häiri nii väga. Ja näiteks Mikk on täiesti vastupidi, et tema arust on kodu mega korras, siis kui asjad on ära pandud kuidagi. Aga siis ma vaatan, et oh my god, mingi purune, must. Et jah, inimestel on nii erinev see. Ideaalis muidugi on kõik korras. Nii et see on see, mida me üritame täna saavutada. Mul on mõned jõuluasjad ka veel väljas ja nii, et siuke mõnus pühapäeva riisset ja siis kui nad jõuavad koju tagasi, Mikk ja lapsed, siis ma võiks minna jalutama. Eile ma tegin väga-väga pika jalutuskäigu sõbrannaga linnas. Me ikka nagu mitu tundi jalutasime ja ma olin pärast sellest nii väsinud, et sõbrannaga sa ei pane jalutades tähele, kui palju sa kõnnid on ju. Kogu aeg sadas lund, külm, ma lükkasin käru, värske õhk. Et see nagu võttis nii läbi tegelikult ja ma tundsin, et ma tahaks täna
sama teha. Ohtlik informatsioon võib-olla, aga Shishi outletis Viru keskuse keskel oli kõik -50. Ma ostsin selle, mida ma nagu tahtsin juba enne. Nüüd ma sain selle 10-kaga järgmise aasta kuusele. Kõige raskema ülesande tegin kohe esimesena ära. Siit saab ainult lihtsamaks minna. Tõesti voodipesu vahetamine on... Ma ei tea, minu jaoks nii raske kuidagi, ma tunnen, et see võtab nii kaua aega, ma olen täiesti nagu higine sellest. Üldse ei meeldi, aga õhtul, kui ma olen saunas käinud ja ma saan puhaste linade vahele minna, siis ma tänan ennast. Nüüd mul on üks suur eesmärk. Garderoobi koristus, appi mul on piinlik isegi näidata seda, aga siin on need asjad, mis mul vanemate juures käisid kaasas. Ei jõudnud neid lahti pakkida, ma alles eile tõin need. Ja garderoob on mega lappes. Ma tahaks täiega jagasse panna asju ja nii millalgi, aga selleks tuleb enne ära koristada ja jube nagu, kas see nii käest ära läheb. Siin on vihje ühest koostööst, mis mul tuleb see aasta, nii et ja, hakkan tegutsema siin ka, I guess. Siin on väga kehv valgus ja vaadake, ma ei tea, kus ma see. Ma praegu ei tea, kus mul see valgus on, aga kui me siin juba oleme, kas Saarala Indluste hooli tahate, siis on kõik need siin karbis. Ja enne kui ma ära neid panen, ma võin näidata, mis ma ostsin. Mega ilusa sellise, see näeb välja nagu seelik ja topp, aga nad on ühes tükis ikkagi, et on kleit, üliviisakas, üliilus, ma ei tea, kui hästi te aru saate, selline vööga. Ja, viisakas. Üritame käia viisakalt riides, siis sellised ka viisakad püksid. Meil on nagu selline seeliku osa ja siis veel selline vöö siin peal. Minu meelest väga lahedad, et kontorisse, üritustele, mis iganes hea alternatiiv teksadele. Ja siis üks topp matchivast materjalist, aga koos tegelikult ei sobinud nii hästi. Eest selline, tagant täiesti open back, nagu vesti moodi. Nüüd see rohkem suve poole, samasugune suve topp, et tagant lahtise seljaga. Ma ei tea, suvel kuskil soojamaa reisil, lihtsalt idekas. Ja last but not least, selline väga ilus kleit. Et ka väga avatud siit eest ja open back. Et ole näha võib-olla suvel sünnipäevaks või mida iganes. Jah, ma ostan nii palju ette. Eriti nagu ilusaid kleite, kui ma näen, ma ostan ette. Et siis, kui mõni üritus tuleb, siis ma ei pea paanitsema, et kust ma nüüd leian, vaid tihtipeale ma leian oma kapist juba. Jõudsin lõpuks jalutama. Laia lund sajab. Ja lund on palju, aga ja mul väga vaja ennast liigutada veel ja värsket õhku. Kuigi nagu ma olen koristades ennast liigutanud päris palju täna, siis just nagu seda värsket õhku, aga nii hilja jõudsin õue, et juba hakkab pimedaks minema, aga pole hullu, parem kui mitte midagi. Tere hommikust! Minu teine tass kohvi täielikus vaikuses. Meil on esimene tööpäev see aasta, tõsiselt võetav tööpäev. Reedel oli ka, siis oli nagu, ma ei tea, siis üks päev peale aastavahetust tööpäev. Täna on tagasi reaalsusesse, tagasi rutiinide juurde ja ma ei tea, ma ise olen seda oodanud selles mõttes, et 2 nädalat lastega keset talve kodus. No see ei olnud nagu nii hull, aga ma valetaks, kui ma ütleks, et ma ei oodanud ka natukene neid rutiine uuesti lasteaeda. Et
ma arvan neile ka hea, mulle tundub vähemalt. Nii et ja üldse nagu kogu pere dünaamika ja kõik on vajavad neid rutiine nagu. Aga jaa, ma tänaseks päevaks loodan, et esiteks ma loodan, et mul on soft landing. Ma ei tea, miks ma nagu kujutan ette, et nagu tegelikult ma alles reedel ju avasin see arvuti, et midagi nii hullu seal oodata ju ei saa. Aga ma loodan ikkagi, et nagu soft landing on, kohe ei ole mingi tulekahju ja mu plaan ongi oma seda kontoritööd teha ja siis mul on plaan kindlasti täna jalutamas käia uuesti ja oma garderoobiga tegeleda edasi, nagu eile sai nii suur töö tehtud, aga mitte päris lõpuni, nii et ma võtan teid kindlasti veel kaasa ja näitan progressi. Aga jaa, ma väga loodan, et teil on mõnus algus aastale ja võite teada anda, kas te ootasite seda puhkuse lõppu või oleks võinud veel kesta ja kuidas teil unegraafikuga, sest et mul nagu nii raske ärgata juba ja kuidagi nii harjuda ära sellega, ühesõnaga väike nagu ma arvan, sisseelamisperiood on see nädal. Väga loodan, et ma kedagi tuttavat ei näe, ma näen välja nagu ma oleks, ma ei tea, peksa saanud. See nina on nagu ta on, aga ma tegin nüüd veits üle 2 tunni tööd ja terve aeg vaatasin aknast välja. Õues on päike ja selline imeilus ilm, vaadake ise. Palju või meil oleks nagu keegi käinud siin, aga ma ei usu, see on lumesadu, ma arvan. Siin keskel on nii palju lund, nii äge. Aga jaa, ma tahan teha ühe mõnusa pika jalutuskäigu ja siis teen edasi tööd. Mu sõbranna ütles, et õues on väga külm, ta käis juba hommikupoole jalutamas. Eile oli ka väga külm. Nii et jah, selles mõttes ma panin ennast ilusti soojalt riidesse. Te ei kujutate. Nii ilus. Nii ilus. Kas kellelegi meeldib veel neid lõhkuda vahepeal? Neid lumepalle, kui ma olen ainuke imelik. Aga vau, nagu lumi täiesti sillerdab. See on selline 10 talvepäev. Näete, kuidas päike paistab. Ma olen nüüd oma jalutuskäigult tagasi appi. See oli nii mõnus, nagu selline imeline jalutuskäik. Ja praegu ka päike paistab, nagu ühtegi tuld ei ole vaja põlema panna. Ja mega mõnus. Aga enne kui ma tööle hakkan uuesti, ma tegin endale süüa. Mul on siin lillkapsariis, brokoli, oad ja siis mingid spinati sellised pulgad. Ma ei tea, mitte väga naarasmit, kõik on nagu ostetud, valmis sügavkülma ja siis lihtsalt selline kiire lõuna, aga ikkagi ma ütleks, et nagu pigem tervislik, aga kiire. Nii et maitseme seda spinati, kes on tõesti väga spinatine. Ma ei tea, kui hästi te näete. Teine väga hästi, aga see on seest täiesti roheline. See mulle maitseb. Nagu ongi spinat mingi crunchy äärega. Lillkapsariis on lihtsalt siuke igav tervislik asi minu meelest. Väga ei suta. Nii et bon appetit mulle. Veits mingi unekas tuli ka. Aga jah. Mul tuli selline väsimus nagu laiskus peale reaalselt. Kell on praegu kohe 3 saamas, mis on minu selline kellaaeg päevas, kus nagu, kui võimalus oleks, ma magaks. Ja ma arvan, kui ma praegu lubaks endal lebotada kuskil teleka ees või nii, siis ma jääks kohe magama. Aga päeva lõpus isegi veel praegu üks koosolek. Ai, ära kuku. Õues püsime püsti libedaga ja siis toas hoopis. Elu on ootamatu. Ma tegin endale siis ühe kohvi. See aasta ma tunnen kuidagi, et jõulud jäid üürikeseks minu jaoks. Et kuidagi ma ei ole üldse valmis tegelikult nende jõuluasjade ärapanemiseks. Ja ma mõtlesin, et ma võin veel natukene kasutada jõuluklaasi. Eriti selle lumega, mis praegu maha tuli, ma tunnen, et mis mõttes jõulud on läbi. Nii et see loodetavasti annab mulle jõudu, et lõpetada garderoobi projekt. Ma näitan siis teile, mis ma eile ära tegin kõigepealt.
see ei tundu korras, on ju, sest et mul puudub hea süsteem, aga tegelikult ma võtsin siit ära väga palju riideid ja see on palju-palju paremas korras, kui see oli. Mul on nagu siin päriselt ülevaade, mis siin on. Samamoodi väga palju pükse ja seelikuid. Ma olin ikka päris karm endaga eile ja ma tegin ka need 2 sahtlit. Toppe mul on ikkagi liiga palju. Aga ma ei tea, need sahtlid olid nagu nii pungil, et kuigi nad on ka praegu täis, siis on ikkagi palju parem seis. Ma tegin siit puhtaks ja sorteerisin veel. Siin on mul sellised nagu viisakamad topid. Sealt ka nii mõndagi sai ära võetud. Nüüd, mida ma ei jõudnud, on kõik kleidid ja siis need sahtlid. Ja siis mul on need ülemised sahtlid, mis on nagu mega mõttetud. Ma kunagi ei võta sealt mitte midagi ja sinna ei ole mõtet midagi panna, sest ma ei ulata sealt võtta. Nii et need on nagu nii mõttetud. Need sahtlid, ma ei tea, mida sinna panna. Nii et ma veits mõtlen siin, et äkki oma mingid riidepuud ja mingid tehnika asjad ma paneks hoopis sinna üles kuhugi ja paneks sinna riideid, aga nii imelik on panna nagu vastu maad riideid. Ma ei tea, kas te saate aru, ühesõnaga ma näitan teile. Siin on nagu vastu maad see. Ja oleks seal mingi riiul madalamal, siis mul ei oleks mingit mentaalset blokki. Nii et ma ei tea, võib-olla ühe riiuli juurde osta IKEA-st ja siis nii-öelda long-term goal on mul see stange ära viia siit. See on nagu jäänud mingist kolimise ajast ja siis ma kasutasin seda. Ülihea on siin teha jagapilte, aga kui see stange siin on, siis sa tahtmata nagu riputad siia mingeid asju. Ma tahaks siia hoopis ühte ilusat kummutit, ma otsustasin ikkagi, et ma saaks neid sahtleid nagu, ma ei taha rohkem asju, aga ma tahan, et sahtlid oleks nagu, ma ei taha pungil garderoobi, ma ei taha ühtegi pungil sahtlit, pungil seda stanget. Ma tahan, et mul on nagu ülihea ülevaade asjadest, mis mul on. Eile, kui ma korjasin, ma leidsin riideid, mida ma isegi ei ole mäletanud, et ma olen ostnud, sest et kõik on nii pungil ja paned need kuhugi ära ja siis, ühesõnaga, aga ma näitan teile siis tegelikult seda ka, et te näete siin korralik hunnik riideid ja ma üritan tõesti mitte midagi siit appi, ma ei tea, kas ma suudan mitte midagi siit kappi tagasi lubada, aga ole näha, kui tugev ma olen. Enamus kindlasti sealt ma kas annan ära või panen jagasse, aga nagu jagasse panek on ka minu meelest mingi top 1 raske asi. Hullem veel kui voodipesu vahetamine, ausõna. Nii et jah, ma ei tea, ma veel sorteerin ja siis vaatab, kas ma nagu jagaga viitsin täna tegeleda või mis sellest saab. Aga ausalt, jumal tänatud, et on olemas podcastid, nagu ma ei tea, kuidas ma oma elu elaks ilma podcastideta. Et noh, super, 12 tundi tagasi Kensal jälle uus osa, et nagu nii tihti tuleb neid ja ma ei tea, ma kuulen põhimõtteliselt ainult Rootsi omasid peaaegu, et meil Eestis ei ole nagu selliseid podcaste. Mulle meeldivad lihtsalt loba podcastid, 2 nii-öelda sõbrannad, influencerit või sõpra saavad kokku ja hakkavad lihtsalt rääkima oma elust ja siis mingi asjakohastest sündmustest ja selline, ma ei tea, mulle meeldivad sellised kõige rohkem. Neid on nii mõnus kuulata, nagu olekski sõbranna, lihtsalt sinuga koos ja I love it. Savarika, motherfucker! Happy New Year! Happy New Year! Uus päev, uus jalutuskäik. Vaatame, mis see temperatuur õues on meil. -10, wow. Oi, päris korralik. Oi, -20 lubab nädal. Nagu järgmine neljapäev, ole näha, kas see juhtub. Päris crazy külma püha. Ma mõtlesin, ma näitan teile. Mul on, mis ma selga panen, kui ma lähen jalutama. Ja Mikk eile küsis, kas mul külm ei olnud jalutamas käia. Ei, mul ei olnud. Et jalutades hakkab ikka päris soe nagu. Mul on selline see balaklaava Saara oma, aga keegi ütles mulle juba, et ta ei leidnud seda e-poest. Nii et ma ostsin selle ülemistest koha pealt, aga tunnen, et huulte külge jäid praegu need karvad. Ja siis, kui me käisime millalgi Soomes, ma nägin ühel tüdrukul legwarmereid.
sain aru, et need on tagasi moodi tulnud ja juhuslikult nägin neid poes ka. Ma ei mäleta, kas Kropis või House'is, sest et ma ei tee nendel poodidel vahet, aga need on nii kasulikuks osutunud, et ja kui panna soojalt riide ennast, siis ei ole midagi. Ma panen oma sellele ninale veel mingit pepanteeni või midagi kaitseks. Ja kindad muidugi, ma panen kapuutsi ka pähe. Ja I'm good to go. Nagu soengu järgi näha, siis mul on jalutamas käidud, aga Pats hoiab vähemalt selle ära, et jope ja mütsi sees täiesti linnupesaks lähevad juuksed. Jalutuskäik oli mõnus, kuidagi ruttu läks. Ja siis kui ma koju jõudsin, siis ma olin eriti tubli veel, et tegin ühe rahuliku 20-minutilise pilatese video veel ja ma tegin endale putru. Kõige ilusam välja ei näe, aga see kombo on nii hea, lihtsalt kaerahelbed. Siis mul on kaerapiim ja vesi nagu pooleks ja kaneel, maapähklivõi ja ülioluline, et on sügavkülmutatud vaarikad, sest need nagu jahutavad pudru maha või nagu see kuuma pudru ja külma marjaamps on nagu täiesti eliit kombinatsioon. Mõned tunnid hiljem on nüüd ja räägin teile, mis juhtus. Ma just eile ütlesin ka, et kui ma läheks pikali, ma jääks kohe magama. Täna juhtuski see. Mul oli nagu vaba aega natuke. Nii et kohe, kui ma pikali läksin diivanile, ma jäin ma arvan 5 minutit hiljem ma magasin juba. Ma magasin kuskil tunnikese ja kui ma ärkasin üles, siis mul oli mega rõve olla ja siiamaani on natukene. Nii et ma üritan siin oma vett juua ja loodan, et see aitab. Mul on alati peale neid päevasid unukaid paha olla. Imelik olla. Kunagi väga ei värskenda mind. No mõnikord aga. Ja ma alati üritan neid mitte teha, aga siis magada on nii mõnus, et raske on nagu vastu panna. Anyways, nüüd mul on vaja saada oma sellest slambist välja, sest et ülitore. Me lähme täna kinno. Ma väga tihti, või tegelikult võib-olla blogidest tundub, et me käime. No me ikka käime kinos, aga vanasti me käisime iga nädal. Mitu korda nädalas isegi, nagu enne lapsi. Ja nüüd, ma ei tea, filmid on palju kättesaadavad nagunii, need tulevad nii ruttu igasugustesse voogedastusplatvormidele. Et ma ei tea, kinos käik, aga ikka lemmik, mulle nii meeldib käia. Ja kui võimalik oleks, siis ma arvan, ma käiks ikka tihedamini. Aga nüüd on pigem see, et kui midagi väga tahad näha, siis viitsid korraldada. Nii et Miku ema tuleb siia lapsi hoidma ja me lähme Housematesi vaatama. Meil tulevad sõbrad ka, nagu vanad ajad veits. Väga tore. Aga ma lihtsalt olen seda filmi oodanud nagu nii kaua, sest et see on esimene Frida McFadeni raamat, mis ma kunagi lugesin. Ja see on ilmselt kõige parem raamat, kõige kuulsam raamat. Seal on head näitlejad, Amanda Seyfried, Sydney Sweeney. Ma olen väga elevil tõesti. Nii et tuleb tore õhtupoolik ja nüüd ma selleks settingisin. Ja siis ma koristasin ka. Kui ma ärkasin üles, ma oli nii raske diivani pealt püsti saada, te ei kujuta ette. Aga ma lõpuks ikkagi sain, sest ma pidin koristama lastetoad olid nii mega segamini. Nii et ma natuke koristasin nagu tervet kodu, aga peamiselt lastetube. Selles mõttes on alati tore, kui keegi tuleb, siis sa leiad endas selle jõu ja motivatsiooni. Aga teisest küljest ma ei tea, see koristamismajandus, see on lõputu. Nagu mu nõudepesumasin ja pesumasin, need käivad minu meelest kogu aeg. Sa nagu kunagi ei saa rahu sellest. Praktiliselt võtad välja ja siis kohe jälle täitub ja nagu mingi lõputu luup lihtsalt. Ja kodu ei saa nagu kunagi korda ja see nimekiri ei saa kunagi nagu tehtud, sest et ma ei tea, minu puhul vähemalt. Kui ühe asjaga jõuad ühele poole, siis juba on vaja uuesti teha. No ma arvan, et kõigil on nii. See on lihtsalt osa elust, me kõik peame koristama ja oma kodu korras hoidma.
lihtsalt jagan siin mõtteid ja tundeid, mida ma arvan, et väga paljud tunnevad. Ainus asi, mida ma ootasin, Coca Zero, seda polnud. Ja ma võtsin vett. Miksin usinalt puhastab autot, aga ma jagan oma värskeid filmi muljeid, sest käisime toidupoes ka, aga ikkagi võimalikult värsked, et ma ei tea, ma olen kuidagi nii väsinud. Ma ei tea, kas need nagu jalutuskäigud värskes õhus võtavad nii läbi või mis, ma ei tea, aga okei. See Housemates'i käisime vaatamas ja see film on siis raamatu põhjal tehtud ja see on ka üks mu lemmikraamatuid või nagu minu meelest hea raamat ja ma olen megalt oodanud seda, nagu ma olen alati üliõnnelik, kui mingi minu lemmikuraamatu järgi tuleb mõni film ja selles mõttes kindlasti, nagu ma teadsin iga asja ette, mis juhtub ja see on siuke thriller, aga mõnikord, kui ma näen mingit filmi, mis on mu mõne lemmikuraamatu järgi tehtud, siis vahel nagu pettud natukene. Seda ei olnud üldse, et mulle täiega meeldis. See oli mõnusalt tempokas, ta üldse ei venin, mul ei olnud kordagi igav. Et veits mingi cheesy oli kohati, aga minu meelest väga hea film ja selline, no mitte mingi film, mis jääb sind kummitama või on mingi ma ei tea, Oscari film, aga meelelahutusena ja nii väga okei filmielamus. Ma jäin mega rahule tõesti. Nii õnnelik, et me seda lõpuks jõudsime vaatama. Ma nii väga tahtsin tulla ja jah. Nii et nüüd lähme koju ja ma lihtsalt kuidagi, ma ei tea, miks olen nii väsinud, aga 2 asja kinos. Esiteks, Coca Zerot ei olnud, ma ei tea, kas te kuulsite seda, ma ütlesin ka, aga saalis oli nii kõvasti see heli. Coca Zerot ei olnud ja ma ei olnud ainuke segaduses ja õnnetu, sellepärast et teised tiirutasid ka selle, kust neid nagu just neid siirupijooke saab, on ju. See oli ainult Coca Fanta Sprite. Nagu see on ainuke asi, või nagu mitte ainuke, aga see on üks asi, mida ma megalt ootan, kui ma tulen kinno, on see jääga just see nagu Coca Zero. Siis ma jõin vett lihtsalt pudelist, mis on, ma ei tea. Nii, ja teine asi, mu kõrval istus mingi mees. Nagu ülitihti mu kõrvale kinos satuvad mingid inimesed, kellel on nagu esimene päev planeedil Maa. Sest nagu ta kogu aeg mingi häälitses ja ma ei tea. Väga reaalselt filmis ei toimunud mitte midagi. Keegi tegi ukse lahtu, ta oli mingi ma ei tea, reaalselt ta reageeris nagu nii üle ja ma ei tea, ta oli nagu väga vokaalne absoluutselt kõige osas, mis seal filmis toimus ja ma ei tea, vahel see käib nagu nii närvidel, aga kuidagi ma suutsin ennast välja lülitada ja mitte ärrituda, aga nagu please. Tere! Järgmine päev on, päris palju on kell juba, ma isegi tea, 3 äkki. Tegin endale kohvi. Ja mul on eilsed vatsid peas. Vatsid, mis ma eile hommikul tegin. Aga on aeg ennast korda teha, sest et olen see aasta esimest korda Lasnamäe tsentrumisse. Ma ei tea, mul on mingi peavalu ja enesutunne on veitsa imelik kuidagi, ma ei tea. Et ja mul on isegi lihased natuke haiged. Mul oli täna täpselt samasugune päev nagu need eelnevad päevad. Et ärkasin üles, tegin 2 tundi tööd, käisin jalutamas, tegin pilatest, sõin lõunat. Et tänane suur erinevus ongi see, et ma lähen kodust kaugemale natukene. Ma tunnen, et ma ei ole kuidagi üldse käinud, kuigi ja me käisime meile kinos, aga ma päriselt ei mäleta praegu, millal ma viimati näiteks autoga sõitsin, mis on üliebatavaline. Ma tavaliselt sõidan iga päev autoga. Mäletatu, kui ma eile sättisin ennast samamoodi valmis. Hakkasin minema Lasnamäe tsentrumisse, oleksin üksinda ilusti saanud oma sisu ära tehtud. No saik, ma läksin õue, ma pühkisin kõik lumeautolt, mis oli mitu päeva sinna kogunenud, külmetasin. Ainult selleks, et värav ei tuleks lahti. Ja värav ei tulnudki lahti, ma ei saanudki seda lahti, mingi külma teema, ma eeldan. Ja see sisu jäi tegemata, nii et praegu tegin tööd paar tundi
ja ma lähen nüüd siis teen ära Lasnas selle ühe asja, et ma rohkem täna ajaliselt ei jõua, pluss sellepärast ei taha ka rohkem teha, et Björn hullult nurus, et ta saaks täna koju jääda ja ma ei suuda lihtsalt, kuigi nagu mul on töö ju ja nii, aga ma ei suuda, ikka jätsin koju. Nii et jah, ma ei tea, ta ei taha väga tulla kaasa, aga siis ei saa koju jääda, sest mul on tööpäev, nii et ma üritan ta kuidagi ka riidesse saada ja lähme teeme ära, aga ma ei tea nagu, kas enda kohta võib niimoodi öelda. Ma ei arva, et ma olen mingi Miss Universe, ärge valesti aru saage. Ma lihtsalt ütlen, et ma tunnen ennast praegu kuidagi ilusamana kui muidu. Või no, ma ei tea, meik lihtsalt tuli kuidagi, ükski asi nagu meigi puhul ei häiri mind. Mõnikord läheb meik kuidagi nii valesti näole või ma ei tea, et ju siis nagu näonahk on hea ja teine asi, mida ma tegin jälle, vahepeal kasutasin jumestuskreemi, nüüd ma tegin ainult concealeriga jälle ja ma vannan, et see on game changer. Et jah, kuidagi rahul nagu oma meigiga, kuigi ilmselt nagu ma ei ole isegi näoga seal videos, siis ikkagi, ma ei tea, mul on ikkagi nina on veits punane, et siis ma ei tea, tundub veits kahtlane minna oma mingi punase imeliku näonahaga, nii et jah. Ma mitte midagi ei vloginud, sest et raske nagu ma pidin oma sisu tegema ja Björnikene. Ma lubasin endale ühe kohvi ja ma tahtsin asju viia uuskasutuskeskusesse, aga see siin, kus ma tavaliselt käin Lasnamäel, seda ei ole enam. Nii et ma lähen proovin viia sinna teise ära, sest mul on aega veel ja siis see on tehtud. Ma ei pea nendega sõitma ringi. Proovin sinna teise poodi viia need riided. Vaat see teine oli kinni, siis ma ei saanud. Aga kui me siia sõitsime, siis põhimõtteliselt mul oli siuke napikas, üks auto oleks mul peaaegu sõitnud sisse külje pealt. Või noh, see ei olnud nagu nii napikas, aga ikkagi siuke nõme olukord. Ma panin pidurid täiesti plokki. Ja siis natukene hiljem me nägime nagu autot, mis oli avarii teinud, päris inetus seisus, nii et meeldetuletus olla mega ettevaatlik liikluses. Ma ei tea, osad sõidavad nii kiiresti ka, meil on nagu libe, meil on lumi, ma ei tea. Aga me saime tehtud oma töökese siin, nii et väga hea see. Ja Björn sai preemiaks nagu ikka kommipoes käia. See ei olnud kommipoed seal. Ikka? Ei olnud. See on mingi teine pood. Käisime ju, ei no ja tööd tegime meigipoes on ju. Ja siis käisime kommipoes ja siis käisime toidupoes. See ei olnud kommipood. Okei. Ülemistes on kommipood. Okei. Ühesõnaga me käisime Tuglase poes tegemas videot. Tuglases on mega allahindlused, 40%. Mõned asjad jälle mind jäid kripeldama, aga ei, see on nagu nii ohtlik selle sisuloome puhul poodides, et sa lihtsalt leiad asju, mida sa tahad osta ja siis pead väga ettevaatlik olema, et see ei oleks nagu miinusprojekt. Aga hakkame sõitma. Ma tagasi kodus ja ma mõtlesin, et ma teen ühe toidupoe hooli. Kõigepealt pesu on vaja pesta iga päev ja ei lased otsa, nii et head mul meeles olid. Ma alati kasutan neid ka, ma ei teagi, mis selle nimi eesti keeles on, pesulehed. Need ei ole nagu, need nagu kaitsevad seda värvi. Ma olen obsessed tortilla krõpsudest viimasel ajal. Tšau! Ja ma tahtsin teada, kas sul on täna mingi trenn õhtul? Ma ei tea, ma olen suht 50-50 ei ole suht. Aga kui on, siis mis kell? See on 19:30. Okei, davai, aga räägime hiljem. Tšau! Avokado, lõunad. Rimis on kõige ilusamad Granny Smithid, aga isegi Rimis täna ei olnud kõige ilusamad Granny Smithid. Ma pidin seal ikka otsima. Banaan. Jörn tahtis kiivisid.
minu tänane lõuna ehk quinoa tops. Siis ma lihtsalt pidin võtma, aga need on täiega koledast. Praegu juba lömmissin vastu kuklid 2 tükki ilma moosita. Siis mul on mega craving olnud Finn Crispide järele. Ja lastele maisikrõpsud termovalis. Ja okei. Ma tahtsin öelda last but not least mu juukse värv, kuna mul on oh my god, mul on reaalselt Miss Popular nagu. Sa oled mu vlogis? Oi. Ma just tahtsin ütelda, et ma olen üks enne kodus ja ma vist nagu terisin enda lihas katsu, kuna nagu ma olin koolis seda. Ma pasin spagaati kogemata liiga tugevad, nii et ma mitte